tere tulemast teile kõigile. Ja hästi suur rõõm on kohtuda lastekaitsepäeva eel siin Kõmsi rahvamajas üle pika aja, sest ei ole ju tavaliselt väga kokku saanud viimase nende aastate jooksul, mis on seda Covidit meile toonud ja kahjuks on nii olnud. Ja seoses sellega minu peas ongi tiksunud väga ammu üks mõte, et kogu aeg jätame kõike ära ja midagi nagu ei toimu ja siis mõtlesime, et teeme midagi sellist, mis oleks nagu kahepoolne rõõm ja emotsioon, mis tooks midagi head meile selle muu elu juures ja mida saaks kodus teha ja mille pärast nagu ei pea kuhugi minema, mis on kõigile nagu jõukohane. Ja siis tuligi see kaisukate ja pilvepatjade ja kaisupatjade mõte, et see kindlasti toob rõõmu. Ja et ma ennast kindlamini tunneks kogu selle idee juures, siis ma hea meelega võiksin ühendust Ireeniga ja Lastekaitse Liiduga, et koos seda suunata ja et see kõik nagu õigele teele läheks, et mida me siis tegelikult teeme ja kellele me seda siis teeme. Aga ma arvan, et Ireen räägib sellest hiljem natuke täpsemalt. Aga see tunne tuli alles 3 nädalat hiljem, kui see algus sai tehtud. Plakatid trükitud, muidugi Ain Saaret peab ka muidugi tänama, et ta abikäe ulatas ja meile nii plakatit tegi. Et see kindlustunne, et see tegelikult lähebki väga paljudele korda. Et see tagasiside, mis minu postkasti jõudis ja mis koos nende pakkide ja sedelitega kaasas oli, et see oli ainult puhas rõõm tegelikult. Ja ma arvan, et sellest võib väike traditsioon sündida, võib-olla järgmine aasta jälle lastekaitsepäeva midagi muud teha. Ja me oleme siin Kõmsi rahvamajas ikka püüdnud, et igal aastal midagi uut, et ei ole kogu aeg täpselt samamoodi. Aga mul on nüüd rõõm ja äärmiselt hea meel, et ma ikkagi teen väikese ülevaate, kus meile siis kõik need kaisukad ja need kõik tulid ja kui palju me sellega nüüd siis jõudsime. Ja väga paljud ju on öelnud, et me tõesti tahtsime ka veel ei jõudnud, et alati võib juurde tuua ja alati võib hiljem ka ühendust võtta, et midagi sellest ei juhtu. Ja nüüd ma rõõmuga loen ette need nimed, kes aitavad selle kõigele kaasa. Nii, Heidi Alpius, aitäh sulle. Merle Laev. Siis on mul siin Anu Paidest. Anu Paidest tegi 5 asjakest meile, aga tema ütles, et see kõik ei ole tähtis, kes ma olen, et peas, et ma saan teha neid kellele see korda läheb. Lii Jurb, aitäh sulle. Siis Kai Jurb, ta vist ei ole siin. Poikuselt oli 2 toredat käsitöö inimest, Maareti Maru ja Sirje Uuli, kes kokku saatsid meile üle 10 kaisuka. Nii, siis pean tänusõna ütlema Ene Täht, meie abivallavanem. Siis oli 2 kaisukat ja sõnumiga, mis on meil seal laual, kus on meil sõnumid juures. Ja samuti veel nime ei tea, nemad on Väike-Maarjast, aga mul on nende telefoninumber, ma kindlasti suhtlen nendega. Siis armsad kiisupadjad on Kirsi ja Roosi poolt. Siis Silva Kiisu OÜ Valgepadjake. Ja äärmiselt tore oli selliseid kõike saada, kui oli löönud kaasa Tallinna Tuulelasteaia õpetajad, Uulu põhikool, Häädemeeste keskkool, Virtsu käsitööringi naised, siis oli Sauga põhikooli 3. A-klass, 8 padjakest, 6 karukest, Kadri Rätsep, kunagine Kõmsi küla tüdruk, Pärnu Jaagupi põhikool,
siis Eve Kruusoja ja natuke on meie Ireniga Kalkesime kaasa. Et hästi tore, et see läks nagu üle Eesti ka ja esimene aasta on alati natuke keerulisem. Aga sellega on nüüd niimoodi, et kõigi nende inimestega me võtame taas ühendust koos tänukirjade ja meenetega, mis on just hetkel nagu veel trükkimisel. Aga meil on, ma arvan, et me teeme selle raamatute loosimise natukene hiljem, kui Reen ka räägib sellest, miks me seda ikkagi tegime. Enne kui saab mustkunsti etendusele vaatama minna. Minu poolt praegu suur aitäh. Nii tore. Ja nagu ta ikka on selline kodusoojus. Jah, mina ei ole ka inimeste ees seisnud ja laste ees. Ja nii tore, hästi tore, suur aitäh teile, kes te olete siin. Ja paljud teist on ka panustanud siia sellesse täiesti lõbus hullumeelne lauda. Aga ütlen paari sõnaga, et lihtsalt hästi tore oli minul see päev, kui Lea Messengeri oli saatnud sõnumi, et Ireen, et minu sees on kerines juba ammu selline mõte, et siin koroona ajal midagi teha ei saa, inimesed on üksi, kõik on nagu nukker ja ma sooviksin teha tõesti nagu väikseid kaisukaid, kutsuda teisi üles, teha üks selline ettevõtmine veel enne suurt suve. Ja ma saan aru, et see idee ja mõte kasvas Lea sees hästi tükk aega. Aga tal oli see küsimus, et mis ta minu poole pöördus, et kellele võiks neid kaisukaid kinkida. Ja siis mina mõtlesin ka natuke aega, aga mitte väga pikalt. Sellepärast, et mul on hästi toredad tuttavad Tallinna lastekodus. Ja Tallinna lastekodu saab ka sellel aastal 20 aastaseks. Peavad sünnipäev ja seal on täitsa palju lapsi ja noori, kes on, tulge aga edasi, võtke istet, et kes ütleme siis nii, kelle ajutiseks koduks see Tallinna lastekodu on. Et kui Lea küsis, kellel neid kaisukaid ja patju teha, siis mina ütlesin, et tead, et kuna nüüd Tallinna lastekodu peab sünnipäeva ja tuli välja, et ka Tallinna lastekodu ise kutsus käsitöölisi üles tegema pilvepatju, sest et suvel me läheme Leaga, anname enamik nendest toredatest patkidest ja loomadest sinna, et Mustamäe korpuses saavad sügava liitpuudega lapsed endale uued elamisruumid ja siis need padjad teevad nende elu ka helgemaks. Sest et kõik lapsed ei saa käia õues, ei saa joosta. Et siis on nagu hästi vahva, et ma usun, et tõesti need asjad, mis on väga eriilmelised, nagu ka lapsed ja noored on. Et ma usun, et nad leiavad kõik endale toreda uue omaniku. Aga ma korra ütlen veel see sõna asendushooldus, et meil on siin ka mõned täiskasvanud, mõned väiksemad lapsed, et Lastekaitse Liit räägib sellest teemast ka sellel aastal natuke rohkem kui tavaliselt. Et see 800 last, kes ei saa mingil põhjusel olla oma kodus, kas siis ajutiselt või mõndade laste puhul see võib jääda kuni nende täiskasvanud saamiseni. Et väga tore, et Eesti riik, see sõna asenduskodu vanasti tähendas justkui lastekodu. Et päris ajas on ikkagi need asjad ka muutumas, et lastekodu võib tähendada ka, et sa oledki kuuekesi koos toredate kasvatajatega. Aga midagi ei ole teha, kõige parem on ikkagi olla oma peres. Ja uuringud näitavad ka, et ükskõik kui väikeseks me neid lastekodusid ei tee, ikkagi on kõige parem, kui lapsel on oma turvaisik, oma turva täiskasvanu. Et
selles mõttes Lastekaitse Liit kutsub ka kaasa mõtlema ja üles mõtlema, et märkame neid peresid, et esiteks lapsed ei jõuaks sinnamaani, et neil on seda ajutist abi vaja. Sest ma tean ka meie kogukond ja küla, et alati on peresid, kellel võib-olla toimetulek ei ole alati kõige parem, ükskõik mis põhjustel. On see siis nagu vanematel mingid mured, suured mured, mis rahalised mured või on sõltuvusainetega probleemid. Et ikkagi me kogukonnana ja naabritena ja sõpradena nagu aitaksime, et nendel rasketel hetkedel oleks lapsel korraks turvaline, võib-olla siis ka mujal, aga et ta lõppkokkuvõttes saaks ikkagi minna oma vanemate juurde tagasi. Sest jällegi asendushooldus ongi, nagu nimi ütleb, asendatakse midagi ja see on ajutiseks ajaks, see ei tohiks olla püsiv lahendus. Aga mul oli hästi suur rõõm ka, et Lea ütles, et tegelikult tuli siia neid kaisukaid üle Eesti. Ja mis ma tahtsin öelda on see, et kuna kohe hakkab mustkunstid peale, et minule väga meeldivad need ettevõtmised, kus on selline süda ja soojus sees, nagu Lea puhul ja Kõmsi rahvamaja puhul see on. Ja ma veitsin siia väikse asja Leaga koos tehes ju on raske nagu tema eest midagi varjatada. Aga ma tahtsin öelda ka Lastekaitse Liidu poolt aitäh Leale. Ja me oleme andnud, Lastekaitse Liit on teinud mõned sellised väga toredad, mahukad, uhked raamatud, mis ikkagi on seotud lastega ja lastest. Et Leale ma sooviksin kinkida sellise raamatu, mis räägib lapsepõlvest Eesti kunstis. Et saad siin vaadata, kuidas kõik on kujutatud last ja mis siin kõik on. Soojad soovid on meie poolt sulle kirjas ja ilma šokolaadita ka ikka ei saa. Et suur aitäh sulle, Lea. Aitäh, et sa hoolid. Üks ma aimasin, me ju tunneme üksteist väga ammu, eks ole. Et väike viisakus tänu käib muidugi Ireni poole ka, sest et see 6 nädalat, ma ikka tundsin väikest seljatagust ka, et see 6-7 nädalat, et isikene koos vaasi juurde õige. Tohib, ma võtan sellega. Need lõhnavad nartsissidega nimelised. Aitäh! Aga kutsume Fortuna ja meil on veel siin mõned sellised. Need on natuke teised. Lubatud siis 3 eriauhinda loosida välja, aga kõik, ma ütlen veel kord, et kõik ülejäänud tänukirjad ja meeled, mis meil nüüd alles registreerusid, et need kõik jõuavad meie nendeni. Kes on väike Fortuna meil, kes tahab siis 3 seda võtta? Mari, kas sina tahad tulla? Tahad tulla? Need on ka, jaa. Sul on ka number 3, vaata. Et absoluutselt kõik tõesti saavad väikse veene. Ta võib ise ette lugeda. Jaa, kas ta võib. Palun võtta. Ikka oska. Vaatame, kes on siis Kaisupadi sõnumiga. Ma tean, kes see on. Need on need 2 hästi armas Kaisupatja, mis meil on seal kuulutuse peal. Nemad võitsid selle ühe raamatu. Jaa, siin ei olegi nimesid. Ja nende telefoninumber on olemas, aga nime veel ei ole. Aga tule! Et nad saavad selle raamatu postiga päev siia juurde. Jaa. Ma olen pisut teise on. Nii, vaatame, kes seal on teinud. Kes teise raamatu saab? Teise raamatu saab Uulu põhikool ja Häädemeeste keskkool. Õpetaja Ester Kuuse.
ja nende tehtud on need väiksed koisukad ja padjakesed. Nii et see on hästi armas, et see üks raamat läheb just kooli minu meelest. Nii, ja ühe võtame veel vari. Igame ka vahepeal. Näe, üks veel. Nii tutti ainult. No näete, ja see on Anu Paidest, kes tegi meile kõik need padjakesed, mis on sangad küljes. Need sellised padjakesed, mis on sangad küljes. Et need padjad on just nagu selle lastekodu teema, et päris hästi need padjakesed. Nii et nii läkski, jah, nii ongi. Ja kõik ülejäänud tuleb nagu edasi. Et tulite, aga nüüd ma ütlen teile seda, et meil on siin lastele natuke kommi ja morssi maiustamiseks ja üsna pea ma annan märku ja hakkab mustkunstietendus, et nii kaua võite oma kaisukaid veel vaadata ja kommiga maiustada, eks ole? Et siis siiski väga suur rõõm, et see kõik niimoodi, et see kõik 6 nädalat niimoodi, kui see tulemuse meil andis. Võiks hästi jätkata. Ja et tegijal ei jääb suhu. Nii, tervist kõikidele ka minu poolt. Minu nimi on Marko, mina olen mustkunstnik ja mind siis kutsuti täna siia selleks, et tähistada teie kõikidega lastekaitsepäeva ja natukese näidata teile kõikidele mustkunstitrikke. Kas te olete kõik valmis? Jaa. Muusikat võime ka natukene panna? Jaa. Nüüd läheb põnevaks. Annad minu kätte selle. Nii, ja ma panen sinu segamini aetud Rubiku kubiku, vaata, tagasi siia kotti sisse. Ja nüüd tule vaata, kas värvid on sassis, ütle teistele. On värvid sassis veel? Vaata ühe korra veel, on ju? Ja vaata, nüüd piisab ainult väiksest nipsust. 1, 2, 3, pumdi, tee ka siin peal niimoodi, pumdi. Voh, ja vaata nüüd, kui mustkunstnik paneb siit oma käe sisse ja võtab selle Rubiku kubiku, ainu, oota 3 sekundiga, vaata, kõik pooled läks kokku. No teeme aplausi ka sulle. Tubli. Salvrätikud. Sobib. Mis me teeme, on väga lihtne. Mustkunstnik võtab pakist välja ühe salvrätiku. Ja nüüd, mis sa arvad, mitu tükki ma võiksin siit veel välja võtta? Kas 1, 2 või hoopis 3? Kas kõik on nõus? No loeme minuga siis kõik on. 1, 2, palju veel on jäänud? Ühe võta veel, jah? Nii. Ja nüüd tule minu kõrvale ja puhu siia salvrätikute peale. Ja lapsed loevad 3-ni. 1, 2, 3. Tuleb nüüd minu algamata tubli siit välja. No teeme suur aplausi sulle ka. Tubli, läks üle. Korraks näitan igalt küljelt. Selline papplastikene. No, mis teised arvavad? Ööpulli ei ole siin. Pakute, et on tühi, jah? Kristina ja Mattias.
teate, mis siin tegelikult sees on? See pappkast on praegu täitsa tühi, ma ei pannud siia kodus midagi sisse. Nii, me paneme ta siia laua peale ja nüüd läheb põnevaks. Olete kõik valmis? Nii, me paneme pappkasti kinni. Ja nüüd, Kristina, tule siia. Seisa siia. Lähemale. Nii, pane käed mõlemad siia kasti külje peale, Nii, tubli, Kristina, tugevalt hoia. Nii, hoiad tugevalt, eks ju. Ja nüüd tõsta kast üles, puudutu kätt. Kõrgemale. Tubli, pane loo veel tagasi. Nii, väga hea, Kristina. Mine Mattiase kõrvale. Nii, Mattias, oled sa valmis? Sinu jaoks, vaata. Mul väike salvrätik siin. Palun, võta. Ja Mattias, ma tahan, et sa teeksid salvrätikust väikese pallikese. Mudi, tee selline väikene pallikene. Nii, väga hea. Ja katsu, Mattias, seda palli. Kuidas ta sulle tundub? Kas ta on kerge või on raske? Kerge. Väga kerge, eks ju. Vaata, Mattias, kui sa annad minule selle väikese palli ja me paneme ta siia kasti sisse. Ja nüüd, Mattias, tule sina siia. Seisa siia. Pane käed külje peale, ainult siia külje peale. Ja nüüd, Mattias, tõsta kasti, puudutu mu käed. Ei jõua, aitab, ei jõua, nii raske. Nii, Mattias, mine Kristina kõrvale. Oli väga raske või? Võtsid täie jõuga, eks ju? No, ja vaata, Mattias, kui me võtame selle palli siit välja ja Kristina tuleb siia. Juksku. Ja nüüd tõsta kiiresti üles. Mattias, mis see nüüd oli? Kuule, Kristina, tõmbasid täie jõuga. Okei, Kristina, see on nüüd küll huvitav. No, anname siis Mattiasele selle erilise palli mälestuseks ja teeme teile suure aplausiga. Täitsa tühi või? Okei, jaa, ma vist unustasin kodus siia panna midagi sisse. Siis ta see praegu mul tühjaks. Ma korraks näitan teistele ka. Nii, aga kuule, Karel, tead, mis me teeme? Koti all on meil väike lukk. Palun, tee lukk lahti. Väga tubli. Tead, see Karel lukk on siin sellepärast, et kui keegi mind ei usu, näe vaata, see kott käib põhjast lahti, näed, eks ju. Me võime niimoodi kõikidel ilusasti näidata, et see on tühi, siin sees pole midagi. Pane käsi läbi lehvita. No nii, nüüd kõik usuvad. Ja nüüd tuleb lukukene kinni panna. Nii, suurepärane, väga tubli. Ja nüüd, Karel, hakkame võlutrikki tegema. Oled valmis? Nii, pane käsi siia. Ja vaata teiste poole silmadega. Ja tee niimoodi sõrmedega. Abrakadabra, simsalapim. Ütle hästi kõvasti. Abrakadabra, simsalapim. Seal on midagi. Võtta välja, vaata, mis seal on. Vaata, mis tegid? Sellise roosa rätiku võlusid siia. Kuule, kust see tuli siia? Vaata, kui suur. Näed, võtta enda kätte. Mäletad, ennem oli tühi, eks ju? No, see on nüüd küll huvitav. Oota, pane käsi sisse, vaata, katsu, kas seal on veel midagi. Täitsa tühi oli või? Okei, näe, vaata, võtta roosa rätik. Ma korraks näitan teistele ka. Täitsa tühi. See roosa rätik tagasi sügavale kotti. Nii, pane hästi sügavale. Väga tubli. Ja nüüd, Karel, ütle uuesti võlusõnad. Tee. Abrakadabra, simsalabim. No pane käsi sisse, vaata ühised. Opa, nii, Karel, oled tegid. Kuule, 3 sekundiga muutis värvi. Just oli roosa ju. Näe, vaata, nüüd läks oranžiks juba. Ja see pole ka kõik veel. Karel, pane korraks käsi sisse. Vaata, kas seal on midagi või on tühi. Täitsa tühi, eks ju. Ja vaata, näe, ma annan sulle nüüd oranži rätiku. Ja pane nüüd see oranž siia sügavale kotti. Nii. Olete kõik valmis? Ja nüüd, Karel, ütle võlusõnad. Simsalapim, abrakadabra. Pane käsi sisse, vaata nüüd. Mis seal nüüd on, Karel? Mitte midagi ei ole. Tühi või? Oota, tee jätkub lahti ka. Ja Karel, mul on selline tunne, et kõik need rätikud, mis sa siia võlusid nüüd kõik rätikud ära. Vaata, Karel, siin sees pole mitte ühtegi rätikut ära. Teeme suure aplausi ka, Karel. Lehvitan siia poole, siis teised näevad paremini. Vaata, kui mina hakkan teise kätte nüüd kaarte niimoodi laskma, sina pead ütlema suvalisel hetkel stopp ja siis ma jään seisma. Aga ära veel ütle. Ma korraks näitan kaarte teistele. Et kaartid vahel ei midagi. Kõik on ilusti. Nii nagu peab.
nii, oled sa valmis? Ütle stopp ja siis me jääme seisma. Ja siis vaatame edasi, mis juhtub. Läksime. Siin, nii alguses. No okei. No võta see kaart ära mulle näita. Jäta meelde ja näita teistele. Nii, ärge mulle nüüd öelge. Palun jätke kõik kaart meelde. Kas kõigil on meeles kaart? Kõigil on juba meeles. Väga hea. Ja pane siia peale tagasi. Nii, ja vaata nüüd. Sinu kaart on siin. Ma viskan kõik kaardid sinu kaardi peale. Kus on praegu sinu kaart? Kuskil keskel, eks ju. Kas mina tean, mis see kaart oli? Ei tea. Ma tean, et on keskel. Aga vaata siia. Ma tean, et kui ma teen väikese nipsu, siis paki keskelt nähtamatult hüppas sinu kaart paki peale. Kas see oli sinu kaart või? Oli või? Okei, no leidsime üle. Me võime teda ühest käest teise visata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me võime ta ühest kõrvast sisse panna, teisest välja võtta. Hopsti. Me võime ta 2 teha ja ära vaadata. Aitäh. Ja tuleb teile läbi. See oli kõige väiksem. Milline oli järgmine? Keskmine ja viimane. Kõige suurem on ju kõik erinevad. Mina ütlen, et nad ei veninud. Kuidas sulle tundub? Kas venisid? Ei veninud. Nii, me viskame nüüd nad kõik maha. Ja vaata, nüüd läheb põnevaks. Oled valmis? Pane nüüd mõlemad käekesed, vaata niimoodi kokku. Nii, silmadega vaata teiste poole. Ma tulen ka asjad kõrvale. Mul on üks asi kodus veel kaasa võetud. Teate, mis see on? See on minu väga hea sõber Peeter. Läheb Peeter siia. Nii, hoia vaikselt Peetrist. Ja nüüd läheb põnevaks. Mina võtan keskmise. Paneme vasakula peale. Vasakusse kätte võtan suure ja võtan väikese. On ju erineva pikkusega pööjad. Nii, panen keskmise ka siia. Ja vaata, nüüd ma võtan oma käega suurest kinni. Võtame keskmisest kinni ja võtame kõige väiksemast kinni. No on ju, nad ei veninud mitte kuidagi. Ja tead, vajutan nüüd korraks Peetriga siia köldi peale. Kõvasti niimoodi. Väga hea. Ja vaata nüüd, kui mina neid tõmban. 1, 2, 3. Siis sinu silmad all, vaata nüüd, mis juhtus. 1, 2, 3. Venisid täpselt samad köied. Kõik ühe pikkused. Väga lihtne, teeme sulle suur aplausi ka. Tubli oled. Pane natuke kõrgemale. Nii, ja pane käed rusikasse. Niimoodi, natuke kokku poole. Perfektne. Ja nüüd ära liiguta. Mul on kaasa võetud. Mis see on? Marker. Mina hakkan joonistama. Pärtel, tule siia poole. Teeme sinu käel ühe joonistuse. Pane käsi nii. Võta vasak käsi. Näita teistele kätt. On puhas, eks ju. Siin ei ole praegu midagi tehtud. Nii, ja ma teen siia ühe joonistuse. Tohin ma teha sulle pärast veega pesed maha. Teeme midagi sellist. No nii, nüüd sain valmis. Kuidas sulle tundub, kas on ilus joonistus? Ei ole või? Kas ma ei oska joonistada? No, okei, kuule, mis sa arvad, kas teised oskavad teha sellist joonistust? Näita teistele. Oskate sellist joonistust? Ilus joonistus? No, väga ei ole. Nii, okei. Aga mis käele me selle joonistuse tegime? Nii, ja mäletad, ära nüüd liiguta, sinul on käed kinni olnud, eks ju. Ja tule nüüd siia poole Pärtel, näed, võta nüüd selle vasaku käega ja tee siin vasaku käe peal, tee niimoodi. Abrakadabra, simsalabim. Proovi niimoodi oma käega teha. Ja ütle niimoodi. Abrakadabra, simsalabim. Ja tee väike nips ka. Nii, kas tundsid käe sees juhtus midagi? Mitte midagi ei tundnud. Päriselt? Okei, siis võib-olla ei tulnud välja see. Päriselt ei tundnud? No vaatame järgi igaks juhus. Vaata, läbi käe tekkis sinu peale ka selline täpikene. No, selline sarnane. Teeme teile aplausi ka. Tubli.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja vaatame nüüd, mis juhtub. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Täiesti vastupidine järjekord. Üks, kaks, kolm. Üks, kaks, kolm. Ja õnnestus siin ka kõik numbrid täppi panna. Kõik numbrid laiali. Ja paneme, jätke nüüd palun kõik järjekord meelde, mis siia sisse läheb. Esimesena paneme number 2, 2, 1, 6, 5, 4, 3. Mäletate, mis järjekord oli? 2, 1, 6, 2, 1, 6 ja nii edasi. 1, 2, 3. See on teie unikaalne järjekord praegu. Mina panen enda tornil kõik numbrid vastupidi. Ehk siis, mina panen enda tornil 4, 1, 6, 4, 1, 6 ja järgmiseks paneme 3, 2, 5, siis on kõik numbrid vastupidi, eks ju. Nii, kus meil siin on? 3, 2 ja viimane number 5. Kas te olete nõus, et siin tornil on kõik numbrid vastupidi? Ja see siin on teie unikaalne järjekord. Siin numbrid kõik. Läksime. 1, 2, 3. See oli puhtkunstlik. Põlu keppi välja. Põmdi. Selline oli minu kava. Aitäh!